Järgmised 2 ülesannet on seotud siis samamoodi valguse murdumisega erinevates olukordades. Selle erinevusega, et nüüd toimub see murdumine mitte tasapinnalt, vaid kerapinnalt. Ja ei ole vahet, kas murdumine leiab aset nõgusal pinnal või kumeral pinnal. Mõlemal juhul kehtib siis ikka seesama murdumise seaduspärasus, mis ütles meile, et optiliselt hõredamasse keskkonda jääv nurk peab alati olema suurem. Ja kellel on siis nüüd väljatrükk, saab kasutada seda väljatrükki. Ja kellel väljatrükkimise võimalus puudus, siis nendega koos joonistame sarnase pildi. Mitte täpselt samasuguse, aga sarnase pildi. Nagu ikka kumerate ja nõgusate pindade puhul on väga oluline nende joonistamisel ära märkida siis selle kõveruse keskpunkt ja joonistame siia siis ühe täiesti suvalise raadiusega kaare. Sellest kaarest sissepoole jääb hõredam keskkond ja kaarest väljapoole tihedam. Ja meile, eks ole, märksõnaks on just nimelt see hõredam, kuhu siis jääv nurk peab olema suurem. Ja joonistame siis sarnaselt töölehele siia nõguspinnale langema ühe kiire. Ja eks ole, kuna see kiir asub hõredamas keskkonnas, siis peab langemisnurk olema suurem, kui on murdumisnurk. Ja siin tuleb nüüd meile siis kasuks teadmine, et pikendatud raadius on kõverale pinnale või nõgusale ja kumerale pinnale ristsirgeks. Nii et märgime siis ära langemispunkti ja joonistame siia siis ristsirge, ehk siis me hakkame just nagu joonistama raadiust, aga me pikendame seda siis mõlemale poole nii-öelda raadiuse algus- ja lõpp-punkti. Ja eks ole nurk, mis jääb siis ristsirge ja langeva kiire vahele, peab olema siis suurem kui nurk, mis jääb murdunud kiire ja ristsirge vahele.
ja jällegi, eks ole, me võime mõõta neid nurkasid ja püüda siis joonistada nende vahele 10-kraadilist erinevust, aga hulga lihtsam on siis, eks ole, märkida joonisele peale valguse esialgne levimise suund ja tõmmata siis joon lauda ristsirge poole, nii et joonlaua üks ots püsiks ilusasti selles langemispunktis. Ja eks ole, murdumisnurk gamma jääb siis murdunud kiire ja ristsirge vahele. Ja konkreetses ülesandes on siis alfa suurem kui gamma. Näidisülesandes 4 on suhted samad, ehk siis hõredam keskkond asub selle kera nõgusal poolel ja tihedam kumeral poolel. Ainult, et nüüd valgus langeb siis mitte nõgusale pinnale nagu meie eelmisel joonisel, vaid hoopis kumerale pinnale. Ja taaskord joonistame endale siis ühe kerapinna. No mina kasutan siin laiskusest, et mitte öelda lohakusest, malli, aga korrektne oleks ikkagi seda kerapinda joonistada sirkli abil, siis saate ka erineva raadiusega pindu joonistada ja kindlasti märgime ära, et ühel pool seda pinda on optiliselt hõredam ja teisel pool siis optiliselt tihedam keskkond. Ja ikka see lause, mis meid refräänina saadab, hõredamasse keskkonda jääv nurk peab olema suurem. Ja laseme siis nüüd valgusel langeda siia kumerale pinnale. Eks ja kuna nüüd valgus tuleb optiliselt tihedamast keskkonnast, siis peab murdumisnurk olema langemisnurgast suurem. Aga selleks, et neid nurki joonistada, peame me siis joonistama ristsirge. Selle ristsirge on pikendatud raadius, on ju see lõik, mis ühendab kõveruse keskpunkti ja langemispunkti, see on siis raadius, aga meid huvitab siis pikendatud raadius ehk ristsirge. Ja nüüd peame siis joonistama olukorra, kus gamma on alfast
suurem. Selle jällegi võime mõõta. Selle mõõdame ära alfa, liidame juurde 10 või veel parem 15 kraadi. Ja siis joonistame gamma, aga me võime seda ka siis teha selliselt, et murrame seda valgust ristsirgest eemale. No siin nüüd väga palju ruumi mul ei jäänud, aga jäi siiski piisavalt, et see gamma joonisele kanda. Nii et kokkuvõtteks siis ei ole vahet, millisele pinnale valgus langeb. On see siis tasapind või nõguspind või kumerpind. Igal juhul kehtib siis see valguse murdumise seaduspärasus, mis ütleb, et optiliselt hõredamasse keskkonda jääv nurk peab olema suurem nurgast, mis jääb optiliselt tihedamasse keskkonda.